mis meil talvehooajal nagu olemas, et millised lisateenused meil on, millega me lendame, millised hotellid soovitame ja millised ekskursioonid ka pakume. Ehk on siis, alustame siis meie presentatsioonid. Presentatsioon on siis salvestatakse ja presentatsioon salvestatakse ja siis pärast tagantjärgi võib ka vaadata koos paberi presentatsiooniga ka. Ehk on siis alustame siis. Miks lennata Egiptuses? Et Egiptus on talveperioodil on kõige soodsam ja siis eestlaste jaoks on kõige populaarsem sihtkoht. Ehk on seal on nagu kuum, aga sama, et kuiv kliima. Siis on kindlasti sinna inimesed lähevad sukeldama. Ning samas nagu eelnevalt rääkisin, et siis soodsam puhkus talvel hooajal, et võrreldes Euroopaga. Samuti on nüüd on Egiptus areneb ja siis on hotellivalik on paraneb, kvaliteet on ka paraneb, teenindus ka. Kindlasti on, läheb veel aega, aga ikkagi on võrreldes nagu 10 aastat tagant, et siis kui vaadata, et siis Egiptus on praegu läheb nagu päris hea tasemele juba. Samas on võimalus tutvuda iidse kultuuri ja ajalooga ka, et kes tahab minna püramiidile või siis muu ajaloose sihtkohale, et siis, et sinna saab nagu minna. Et nagu viimasel hetkel igal pool on meil ka kirjas, et siis Egiptus võrdlused Testur pluss Air Baltic. See on nagu teie jaoks on hästi oluline info selleks, et siis nagu Egiptuses kõige parem ja mugav lend on siis ainult Testuriga ehk on siis Air Balticuga. Air Balticud on uued lennukid, et kui vaadata nagu nende auhinnastatud 24. aastal, et siis keskmine lennukite vanus on 3,5 aasta vana. Ehk on siis põhimõtteliselt on väga uued lennukid ja väga mugavad. Ja samuti on siis Air Baltic on siis lemmik lennufirma Eestis, ehk on eestlased hästi eelistavad Air Balticum. Samas, et ta on nagu kõige tõhusam ja keskkonnahoidlikum lennukid ka. Ehk on siis nad säästavad loodust ja siis ja väga ökonoomsed ka. Ja lisaks on kõige valutam teema on alati et siis istmete vahe, ehk on siis Air Balticuga alati on vahed on suuremad kui võrreldes teiste lennukitega. Meie lendame tavalise Air Balticu lendudega, kus on ühel pool on 2 kohta ja teisel pool on 3 kohta. Ehk on siis see on väga mugav, eriti paaridele ja ning peredele, et siis kui paarid saavad istuda kahekesi, et ei pea istuma siis kellegagi koos, aga samas, et kui inimesed tahavad koos istuda, siis kindlasti nad peavad endale soetama eelnevalt kindlad kohad testurisüsteemis. Ütlen veel kord, et siis Egiptuses Tallinnas lendame Air Balticuga charterlennudega, ehk on siis võrreldes Kreeka, Roodos ja siis on Bulgaariaga, seal on regulaarlennukid. Et kõik lisateenused, mis läheb Egiptusesse, käib läbi testuri, ehk on siis kas on agenti kabineti kaudu, broneeringu vormistamise ajal või siis on tehtud broneeringus, aga mitte hiljem kui 72 tundi enne väljumist, et põhimõtteliselt te võite pakkuda kõik lisateenused, mis testur pakub, et Air Balticu pardal ehk on siis eelnevalt broneerida. Lennuajad on väga mugavad, et inimene ärkab normaalsel kellaajal kodus, et siis läheb normaalsel kellaaeg lennujaama
ja jõuab normaalsel ajal siis ka sihtkohta või siis tagasi. Ehk on siis Hurghada me lendame üks kord nädalas laupäeviti, et siis 12:40 ja kell 6 on koha peal, et kliendid jõuavad ilusti kõik õhtusöögile. Ja siis, kui tagasilend on siis kell 7 ehk on orienteerivalt kuskil 3 paiku võtavad neid hotellist, transfer võtab hotellist välja ja siis viib lennujaama. Ehk on siis ka väga mugav aeg. Ja Sharm el Sheikhi me lendame ainult teisipäeviti, ehk on samamoodi üks kord nädalas ja siis on 11:15 lend, 16:30, et kliendid jõuavad ilusti enne päikeseloengut ja hotelli nad jõuavad ka põhimõtteliselt natukene enne õhtusööki. Ja tagasi on ka väga mugav aeg, et 17:30 ja siis 23:10 on juba Tallinnas. Miks on Air Baltic? Air Balticut on veel hästi palju lisateenused, ehk on siis pagas on siis 23 kilogrammi äraandav ja siis on käsipagaaž on 8 kilo. Ja samuti, et kõikidel lennukil, mis on testuriga lendab, et meil on kokku lepitud lojaalsusprogrammiga Air Baltic Club. Iga lennu eest Air Balticu klubi omanik saab siis 100 boonuspunkti, ehk on sinna 100 boonuspunkti ja tagasi 100 boonuspunkti ühe lennu eest, et nad saavad lisada endale Air Balticu klubi 200 boonuspunkti. Et neid kaardid on vaja edastada meile, et siis oma haldurile, et saata või siis kirjutada kommentaarides samal ajal, kui te teete broneeringud. Et siis me saame edastada neid numbrid koos PNL-iga lennufirmale. Samas on hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. See ei tähenda, Air Baltic on kallis. Air Baltic on koos testuriga, ehk on siis Air Balticu lend on testuriga, ei ole väga kallis. Et on vaja võrrelda, et kindlasti vaadake süsteemis, et kui on 80 eurot vahe võib-olla teiste operaatoritega, aga samas, et te saate nagu oma klientidele pakkuda parim lend ja siis nagu aeg. Ja siis nagu ma arvan, see on nagu klienti jaoks on nagu see on hästi oluline ja siis ta tunneb teie hoolitsus. Ja igaks juhuks mainin ka, et lennuaja kohta, et siis võrreldes teistega, et meil lennuajad on päevased, aga samas, et Egiptus on eripära ka, et Egiptuses, et kui lend tuleb nagu öösel, et varem kui 11, et teie kliendid ei saa üldse kasutada isegi hotelliteenused. Ja samamoodi, et väljalend, kui on nagu ütleme hilja õhtune, et siis peale 2, et siis ka nad ei saa kasutada põhimõttelist territooriumi mitte midagi hotellis, et nendel lõigatakse brasletid ära, käevõrud ära ja siis kas klient siis peab maksma juurde, see, mis ma arvan, et nemad ei ole arvestanud selleks, et siis nad peavad maksma. Tavaliselt nad on keelduvad seda ja siis nagu selleks ongi nagu Egiptuses ongi nagu see teistmoodi kui Türgi. Nii, samas, et osa lennukitest te teate ilusti, et siis internet on ka olemas, et oleneb, mis lennuk Air Baltica annab meile seda konkreetselt lendudel kuupäevadel, et siis, et võiks olla siis internet ka. Ehk on siis lennu ajal kliendid saavad kasutada internetti, kui siis lipulennuk nagu tuleb siis nagu sel reisil. Ja millised lisateenused me pakume, et neid lisateenused, mis on Egiptusega seotud, et nimetame travel extras, et neid on garanteeritud kõrvuti istekohad, ehk on siis
€21 maksab siis teenus ühele suunale, et kogu broneeringule, et siis, et inimesed istuvad koos. Et pärast te saate nagu vaadata meie süsteemis, et täpsemalt, kuidas jaotatakse neid. Et see ei tähenda, et siis inimesed istuvad kuskil eespool või siis tagantpool, aga lihtsalt, et siis kui nendel on garanteeritud kohad kõrvuti ja 2 inimest, siis nad kindlasti istuvad siis 2 koha peal. Ja kui on 6 inimest näiteks, nad istuvad 3 ja 3. Et siis oleneb, kuidas mitu inimest broneeringus. Samuti olemas istekohtade valik lennukis, konkreetne istekoht, et kas avariiväljapääs, esirida ja nii edasi. Siis on eelisjärjekorras check-in Tallinna lennujaamas, on ka võimalus, et €21 ka maksab, ehk on siis kolmas aken, mis on check-in'i ajal, et inimesed saavad siis tulla sinna eraldi. Ja siis on järjekorras väljaspool siis, väikse järjekorraga või siis nagu üksikud inimesed, kes on selles aknas nagu on, et saavad kiiresti teha online check-in. Online check-in charterlendudel pole võimalik. Samuti, et soovitan hoolitseda klientide eest, et siis pakkuda neile lennukeine ettetellimusel, ehk on siis meie süsteemis olemas, et toidunimekiri, see on väga maitsev toit, suured, normaalsed portsud ja siis kliendid ka kindlasti, et rahul. Et seda on võimalik lisada süsteemist, et kas broneeringu etapil või siis on juba olemasoleva broneeringule valides tellitoitu. Samuti on spordivarustus ja lisapagas. Spordivarustuse kohta ikkagi, kui teil on grupi kohta, näiteks sõidavad nagu 4-5 inimest, ehk on siis igaks juhuks, et täpsustage, kas, ja kõik tahavad võtta näiteks spordivarustus, et täpsustage konkreetselt, et kas on võimalik, et mõned lennud meil on nagu täis sportlased ja siis, et vahest lihtsalt, et lennufirma ei saa seda füüsilist nagu võtta pardale, kuna siis kaal on liiga suur juba. Siis on samuti on lisapagaaž, et saab suurendada seda nagu enda olemasoleva bagaaži või siis on lisaks, et kes tahab väga Egiptusesse lennata oma lemmikloomaga, et siis, et see on ka võimalus seda teha. Et kus me seda leiame, et siis Travel Extras asuvad meil siis üleval riba olemas viited ja viitede all on Travel Extras Air Baltic. Samuti see link on meil olemas iga hinna juures, et Egiptuse puhul, et Travel Extras Air Baltic. Seal te saate avada neid ja siis täpsemalt juba lugeda. Ja nii nagu rääkisin ka, et siis broneeringu vormistamise ajal, et tuleb selline siis valikune lisateenus, et siis on vaja valida sinnapoole ja siis tagasi kindlasti. Ja siis on alumine osa, ehk on siis olemasolevas broneeringus, et võite valida ka neid lisateenused. Ja teenuse broneerimise tähtaeg on hiljemalt 72 tundi enne lendu. Samuti Air Baltic kaarti ka tahaks saada nagu eelnevalt. Millised eripärad on Egiptuses nagu võivad olla? Et see nagu moslemimaad, et 2+2 majutuse puhul on standardtoas, et hotellid antud riigides garanteerivad ainult üks lisavoodi ja teine laps on tavalist magab vanematega koos, kuid see ei ole nagu konkreetselt toa kirjelduses nagu mainitud, et nendel on nagu kas diivan või 2 tugitoolit ja nii edasi. Ja sel juhul, et kontrollige siis hotelli kirjeldust, te teate, et Testuri hotelli kirjeldused on kõige parimad. Seal on täpsemalt on kirjas, mis on toas on, kui on lisavoodi ja see on diivanina või siis tugitoolina ja seal on kirjas, et pikkus on 180 ja näiteks laius on 80. See tähendab, et see ei sobi nagu
lisavoodina norukule, kes on nagu 2-meetriline. Noh, siis ta lihtsalt ei mahu sinna, kuna tavaline voodi on 2 meetrit, aga siin on 180 juba. Nii, siis on broneeringus peavad enne väljalendu kindlasti lisatud passiandmed. Et kuna siis passid peavad kehtima 6 kuud peale turisti saabumisel, ehk seda igaks juks teile kontrollimiseks, et pärast ei tekita klientidega arusaamatust, et miks te ei kontrollinud minu andmed, et siis nagu ja siis mina ei saanud nagu reisile. Samuti, et Egiptuses ei majuta Egiptuse kodanikke koos eurooplastega, et sama tuppa, see on ka väike info. Ja nii nagu eelnevalt juba mainisin, et hotelliteenuse kasutamine limiteeritud check-in'i ja check-out'i päeval, ehk on siis, kui lend saabub liiga vara, et siis suurem osa hotellid ei lase kaugemal kui vastuvõtt. Ja siis inimesed peavad ootama vähemalt 11-ni, et millal siis saab üldse midagi kasutada. Nad panevad seda käevõru siis kätte ja samamoodi check-out'i päeval nad suurem osa tavalised hotellid, viietarnihotellid lõikavad neid ära või siis inimene peab nagu juurde maksma. Hetkel on hallipassi omaniku kahjuks, et viisad ei saa läbi Soome saatkonda, et üksikud juhtumid ikka on, et kes saavad, aga suurem osa tegelikult see nagu pole võimalik. Ja siis on igaks juks, et pööran tähelepanu, et siis WhatsAppi, Viberi ja siis on muu Messengeri kaudu helistamine on raskendatud. Tavaliselt on rohkem nagu sõnumite vahetus, aga helistamine, et üks kord läheb, teine kord ei lähe, et lihtsalt, et helistada nagu väga ei saagi. Ning mida veel on vaja teada immigratsiooni, tolli, tsiviillenduduse eeskirjade charterlennude kohta. Hurghadasse, et on vajalik viisa kehtib 30 päeva ja on lisatasu eest, et mis on nagu tasustatakse siis Hurghada lennujaamas, 25 eurot on siis eraldi kioskis või siis on 27 eurot on koos teenusega, et meie testuri esindaja poolt. Pass peab kehtima 6 kuud peale reisilt saabumist. Ja siis on kindlasti passis peab olema üks tühi leht. Vene passi omanikud, kellel on pass biomeetriline pass, et siis nemad saavad siis lennata koos elamisloaga, ehk on siis ID-kaardiga. Ja lennupilet suurem osa peab olema edasi-tagasi. Kui teil küsitakse, kuna meie süsteem lubab, me lubame müüa tagasilend või siis sinnalend üksikud lennud, et siis te peate eelnevalt uurida, kaua turist on juba kohal ja siis on, millega ta tuli. Ehk on siis, Egiptuses on eripära, kui inimene tuli charterlennuga, et siis ta saab nagu tagasi tulla sama firmaga charterlennuga või siis on regulaarlennukiga. Ja siis maksimaalselt Hurghada saab olla 12 nädalat kuni 84 päeva. Ja siis on, mainin veel, et näiteks meil on Lätist on ka lendab Egiptusesse Air Baltic, aga see lendab regulaarlend. Ehk on siis, kui inimene läheb Lätist sinna tagasi Eestisse ta ei saa, kuna tagasi on juba charterlend. Vastupidi on võimalik. Sharm el-Sheikhi, et Sinai viisa kehtib 15 päeva, ehk on siis mitte 14 ööd. No see 14 ööd on sobib, aga 15 päeva ehk on 14 ööd on võimalik olla seal tasuta. Ehk nad panevad pitsat sinna
Sinaistar on, poolsaar on natukene suurendanud oma tegevusala, ehk on suurem osa ekskursioonid saab ilma viisata. Aga kui kliendid tahavad minna ekskursioonile Kairos või Luxori näiteks ja nad eelnevalt veel ei tea, kas nad lähevad täpselt või ei lähe, et tegelikult ekskursiooni ostmise ajal, et giid saab seda juba ise vormistada. Et kui inimene ei tea eelnevalt, et kas ta tahab minna, aga ei tea, kas ta läheb või ei lähe, et ta oleneb tujust nagu jah. ja siis, et viisat ei pea nagu koheselt nagu tegema, et siis, et viisa saab teha koos ekskursiooni ostmisega, see on kõige lihtsam ja mugavam turisti jaoks. Ja siis on maksimaalne siis tavaviisa on, kehtib 30 päeva. Ja siis samuti on, kui turistid tuli, siis Sharmi, Hurghadast nad ka ei saa välja lennata või vastupidi, et see on ka väiksed eripärad. Millised hotellid me soovitame, et erinevad rahakotid, erinevad ootused ja erinevad kliendi võimalused ka. Et üks on kolmetärni hotell, mis on tegelikult nagu, võiks arvestada ta nagu hea neljatärni hotelli, aga kuna siis Egiptuses on hotellide tärnide eest on tasumine on siis päris kõrge, siis et palju hotellid jäävad siis nagu alla tärnide numbritega. Marlin Inn Azur Resort näiteks, tema asub siis El Mamša promenaadis, heas asukohas, ta on päris alguses seal ja siis, et saab jalutada. Samuti on suured normaalsed toad, et probleemid nendega üldse ei ole. Ta asub esimesel liinil ja siis on väga hea livarand näiteks, et siis tegelikult nagu rahakotisõbralikud hotelli kohta ta saab nagu ilusti minna. Järgmine on siis Sunny Days El Pacho Resort and Spa, neljatärni hotellid. Te tunnete neid hotellid väga hästi. Neid on ühendatud koos suure territooriumiga, väga aktiivne, klienti lemmik. Jah, võib-olla toad on natukene väsinud, aga ei ole midagi. Tegelikult seal nagu on väga, kaebust ei ole, et kliendid kõik rahul. Populaarsemad hotellid ikkagi on siis Albatrossi ja Jazzid ning on Sunrise'i hotellid. Et siis, kui me vaatame näiteks uuemad hotellidest, et siis nagu Albatros Makadi 5 tärnid, mis sel aastal avatakse, et siis ta asub siis kus on kõik Makadi hotellid seal Magadist, jah. Siis on järgmine on Big Albatros Aqua Blue Resort hotell Hurghades teisel liinil, aga samas, et veetorud on ka olemas, et siis kolme hotelliga koos ühendatud, et siis saab jalutada, muidugi kasutada teenused siis kõik enda hotellis, aga siis veepark ja siis on hästi lõbus, te teate ilusti Pikelpatrosside teenused, nendel on head voodid, hea teenindus ja kõik nagu hästi sellega. Samas on Just Neo Sara ja Palms hotell neljatärni hotellis. Tema asub siis Madinati Magadi piirkonnas, et koos teistega. Ja siis kõige uuemad on ja seal on veel golfiväljak, eriti kes on nagu, kes tahavad golfi mängida, te teate ilusti, et Magadis on parimad golfiväljakud ka. Ja see hotell sobib siis mängijatele. Ning on uuem hotell, mis on Šašhašishis asub, ehk on siis Jazz Elite Asteria. See hotell asub siis peale Gravity sinna lõpupoole. Põhimõtteliselt seal on juba enam-vähem avatud meri, ehk on siis ilus korall on ka ja privaatne rand ka. Ja samuti on promenaad, aga see on ikkagi nagu sihuke rahulikum piirkond ikkagi. Ning
populaarsemates hotellides, et Desert Rose and Spa hotell ehk te teate, et osaliselt on renoveeritud, temal on väike laguun, olümpia, ütleme pool basseinid ja siis ta on selline hästi roheline ja siis selle territooriumiga ehk on siis, kui on vankritega, kui on inimesed, kellel on puudeinimesed, et siis nagu nemad saavad siis sellel territooriumil ilusti nagu liikuda. Viimasel ajal on siis Xanadu Makati Bay on kasvanud päris suureks, et nüüd on Tia Makati hotell on ka liitunud sinna samasse hotelli hulka, ehk on siis territoorium läks veel suuremaks, et Xanadu võttis seda Tia Makati enda juurde ka juba pärast tagasi ja nüüd on, peaks olema, siis on veel suurem territoorium. Jah, on hästi pikk tee näiteks rannas võivad olla siis noh, vahest oleneb nagu hooajal, et siis, et natukene palju rahvast, aga samas, et siis nagu seal on hästi lõbus ja värsked mahlad pakutakse restoranides ja toit on, oli ka väga hea. Aga palun siis väike märkus, et high class ai, tegelikult see ei ole nagu, noh, see on nagu hea kvaliteetiga UAI, aga ta ei ole nagu high classi, nad küll nimetanud, aga see on natukene valetab klientidele esmamulje, et siis hotell on nagu hea. Ta ei ole nagu premium, aga ta on nagu hea taseme hotell ja siis lihtsalt, et nemad nimetasid high classi ai, tegelikult see on UAI, et siis nagu ei pea nagu väga, väga no, rõhutama selle peale. Oi, vabandust, et läks slaidid liiga kiiresti tagasi. Ja nüüd on siis meie hulka tuli siis 2 uut hotelli veel, et siis uut hotelli meie portfelli, ütleme niimoodi, jah. Sunrise Solar Resort ja Sunrise Alora Aqua Park Resort. Neid hotellid asuvad sellel piirkonnal, mis on Hurghada ja Elguna vahel. Ehk on siis El Ahea piirkonnas. See on vana oli Caesars Dreams Hotel ja siis nüüd on Sunrise Hotel neid juhib ja siis vaikselt seal kõik paraneb ja kõik läheb nagu hästi. Ja neid hotellid on 2 hotellit ühe territooriumiga. Ja väga suur veepark on ka seal. Väike eripära võib-olla seal väga hea merd ei ole, aga selle tõttu on siis veepark on, asendab seda. Nii, ja siis jõuame siis kõige uhkemate hotelli puhul, et siis te teate kindlasti, et Magaviše piirkond on väga üks populaarsematest kohtades Hurghades, seal on vaikus ja siis on Rixos Magaviš asub täpselt sel piirkonnas. Nad pidi juba ennast suurendama teise osaga, et sel aastal, et kui me läheme agendireisile, et siis et vaatame, kas see on juba avatud või mitte. Aga ehitus eelmisel aastal juba seal käinud, et siis Liivanerand on väga hea sissepääs, et hea toit, teenindus, suured toad, põhimõtteliselt, aga ta on rahulik võrreldes näiteks Charmiga. Ja teine on siis Seri Beach, mis on 24. aastal on avatud, et seal on selline boho stiil, kus on kasutatud 5 värvitooni ainult, kõik naturaalsed materjalid ja siis põhimõtteliselt seal on väga hästi nagu olla, et väga maitsev, et hea teenindus. Võrreldes teiste hotellidega, et seal ei ole nagu tavaline bufee, seal on tehtud sellised nagu stationid, kus on kokod sulle valmistavad toitu. Nad ei valmista väga palju toitu ette, nad põhimõtteliselt valmistavad
väiksed portsioonid, et siis nagu ei viska toitu nagu väga palju ära. Samuti hotellis pakutakse hea ubakohvi ja siis on mitu erinevat värsket mahlat ka. See hotell on siis sellel hotellil ei ole veeparki, aga veepark on võimalik minna kõrval olemasoleva hotelli, nimi läks meelest. Sorry. Simbad. Simbad hotelli ehk on siis ja seal saab nagu käia siis lastega siis saab käia veeparki. Egiptuses ka olemas TESVIP, et nendele hotellidele siis on kehtivad väiksed lisateenused, mis on nagu priority check-in Tallinna lennujaamast tasuta ehk ja siis seda lisame juurde peale broneeringu vormistamisel ja siis on tavatransferi asemel tuleb siis Comfort pluss transfer, kus on maksimaalselt 2 peatust, oleneb hotellidest, kuhu autod sõidavad. Ja siis süsteemist te leiate kindlasti selle TESVIP märkiga. Ja neid on siis Hurghades, et Rixos Premium Magavish, Stengenberger Aldao Beach hotell, Stengenberger Aqua Magic hotell, see on 11 hotelli vastas. Aldao on esimesel liinil ja Aqua Magic on teisel liinil. Sunrise Tokana Resort, Steinberger Ras Soma, Steinberger Pure Lifestar, pöörage selle tähelepanu ka, hotell asub linnas uue promenaadi peal, et siis ta on päris heas asukohas. Premier Lerev Hotel and Spa Shas Hashishis ning on Baron Palace Resort Shas Hashish ja ning Jazz Casa del Mar Beach Hotel. Tegelikult pöörage ka tähelepanu seda Casa del Mari Beach hotellile, et siis et vaatan, et see hotell on väikse territooriumiga, aga väga hea teenindusega ja asukoht on ka hea. Ning on Charmis meil on siis Miraki Resort, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm el-Sheikh täiskasvanute jaoks, Sunrise Grand Select Arabian Beach, White Hills ja Stenberger Alcazar hotell. Nüüd jõudsime siis juba Sharm el-Sheikhiga, et siis, et millised hotellid on Sharm el-Sheikhis ka siis nagu sellised taskukohased, jah. Experience Kiraseis Parkland Aquapark hotell ning on Solimar Nama Bay hotell, et Just Neo Nama Bay hotell ning Amway Ojon Resort and Casino hotell, ja kõik 4 hotellid, mis on Charmeleoni hotelliketile nagu kulub. Ning 3 hotelli, mis on nagu esimesel liinil ja siis nagu 1 hotell, mis on teisel liinil. Aga põhimõtteliselt karta ei pea, et kui inimene läheb nagu teise liinile elama, see on väiksem territooriumiga, veepark on ka olemas ja seal nagu käivad, ühendus on päris hea, ehk on sõita nagu randa. Rannas on ka teenused nagu olemas. Ja populaarsemad hotellid, et kindlasti siis on nagu suuremate hulgaga siis veetorudega ja veeatraktsioonidega, see on Big Albatross Aqua Blue Resort Sharm el-Sheikh koos akvaparkiga Resort Sharm el-Sheikhiga, ehk on siis 2 suurt hotelli põhimõtteliselt ühe territooriumiga, mis saab kasutada siis kuni kella 5 päevani, et kõik veeatraktsioonid ära, aga nad asuvad küll nagu teisel liinil ja siis on 5 tärni hotell on nagu a la 3, aga põhimõtteliselt on ka teine.
Kõige populaarsem teisturi eelmise aasta müük oli siis Novotelli Beachi. Te teate sellest hotellist väga palju. Nüüd ta on täielikult renoveeritud, toad on täielikult renoveeritud. Väga hea asukohaga, roheline, kompaktne. Namapõis on siis te teate kindlasti talveperioodil on seal vaikne laht ehk on siis ei ole tuuline ja siis seal on isegi korallid ka olemas, aga natukene siis vasaku poolel, et siis mitte ainult liivane, saab natukene ikkagi korallid ka vaadata. Aga lauge sissepääs ja siis väga kena personal, mis hoolitseb teie klientide eest. Ning väga roheline on Sunrise Grand Select Montmare, et siis te ei ole odavatest variantidest, aga samas ta on nagu väga kvaliteetne. Siis on roheline, ta on asteline, et see on ka vaja teada, et siis ta ei ole nagu päris nagu selline sile põhjaga, et no asteline. Toad ei ole väga renoveeritud, aga ikkagi kvaliteet on hea. Ja siis on kaks topi ehk on siis viimasel ajal väga populaarsemad hotellid, mis on nagu promotakse hästi palju, inimesed tahavad, kuna nemad on mõlemad on Instagram hotellid, asuvad üksteist kõrvuti, nüüd on üks osa veel on avatud nende jaoks, kus on diskod toimivad, kinnised ja nii edasi. Poed on lähedal ja siis rand. Üks nendest on siis White Hills Resort ja teine on Miraki Resort Sharm el Sheikh. Üks on Miraki Resort Sharm el Sheikh on ainult täiskasvanutele ehk on siis seal on põhimõtteliselt sihuke lärmakas väga patihotell, ütleme niimoodi, et siis, et inimesed ikkagi tulevad sinna nautima täiskasvanute elu. Ja teine on siis natukene suurema territooriumiga, et White Hillsi hotelli, et samas, et seal on lastega väga palju vist tegutseda ei ole, aga samas on nagu nad praegu ehitasid vähemalt hästi palju swim-up'i. Et seal, kus ei olnud enne, et nad kaevasid seda liiva ja teinud siis nagu swim-up'id natukene rohkem ja kõik on basseinid swim-up'id on soojendusega täiesti proovinud. Soojad 26-27 kraadi oli tol ajal, kui me proovisime neid ja siis, et nendel on ühine rand ja ta on jaotatud, aga ikkagi. Ja nende hotellidel kehtib siis Bosch Clubi teenused ka. Kui süsteemis te näete Bosch Club, et siis on sinna siis lisatakse juurde erinevad lisateenused, ehk on siis eraldi restoran, lisaalkohoolsed joogid, lisateenused ja nii palju muud asjad, et sellest täpsemalt te saate nagu tutvuda juba hotelli kirjeldusega Bosch Clubi. Aga Sunrise'i hotellid hästi palju, kellel on Bosch Club juba ka olemas. Ja täiskasvanute hotellid, et siis ka toome välja, et kuna see viimasel ajal see läks väga populaarsemaks, et inimesed tahavad olla ikkagi omaette ilma lasteta, et üks variant, et kas perel on lapsed juba suured ja siis nad ei taha kuulda hommikul mingi see laste häält, aga ikkagi ja siis on kõik on natukene teistmoodi, teised teenused ka ikkagi hotellis. Ja siis on Hurgadas on Belair Azur Beach Resort 3 tärni, Miraki Resort 4 tärni, aga ta on nagu väga selline nagu rohelise hea territooriumiga hotell. Sunrise Holiday väike territooriumiga, et siis väike laht on ka olemas seal tehtud, et kus ujuda saab ja siis on
Šešhešešis on Kaisol Romance hotell, et liivane ilus rand, et tuult ei ole sealt, et näiteks see ei ole tuuline, seal samus on promenaad on ka olemas, väga maitsevad toidud ka. Aga seal on erinevad hooned, et siis et rohkem nagu infot hotelli kirjeldusest saate leida. Pikel Patros Blues Bar Resort Hurghada, see on uus hotell, et kui ei eksi, on avatud Dana hotelli kõrval kuskil 3-4 aastat tagasi ja siis Stenberger Magadi, mis on sel aastal, on avatud. Ja Sharm el Sheikhis on siis üks populaarsematest praegu Pikel Patros Royal Grand Resort hotell, et põhimõtteliselt nemad on toad on natukene renoveeritud, mööblit vahetatud, aga vannitoad on veel tegemata seal. Aga seal on olemas restoran, mis on a la carte restoranid on olemas, värsked mahlad olemas ja siis erinevad meelelahutus täiskasvanute. Järgmine hotell, Premier Le Reef hotell and spa peaks olema Hurghada hulka, et seda on hästi rahulik klassikaline hotell, te teate, Sharm el Sheikh, seda Shashhashishis olemas. Baron Palms Resort on täiskasvanute oma, siis Iber Hotel Palace. Natukene räägin sellest, et ta asub nagu Sharmi vanalinna lähedal, väikses piirkonnas, et seal ei ole tuul, seal on liivane rand, seal on hea toitlustamine. Tood on sellised klassikalised, aga mitte natukene sihuke minu jaoks on suvila moodi oli, aga ikkagi on nagu ta on lihtsalt selline stiil on nagu printsessi stiil, et nagu ütleme nii. Ja seal ei ole tuuline. Ja samas, et kui kes tahab nagu minna siis korallidele, et nendel käib batiskav ja samas, et saab minna jala siis nagu koralli randa siis ujuda ka. Royal Monte Carlo Charm hotell, te teate seda ka kindlasti hästi, ja Meraki Resort Charm, nagu rääkisin eelnevalt, ja Rikso Sharm el Sheikh Resort 5 tärni hotelli. Riksose kohta võin rääkida seda, et siis, et kui kliendid tahavad minna siis nagu teise hotelli ka, Seagate'i näiteks restorani ja nii edasi, nad saavad seda teha, aga ma arvan, kuna nad juba valinud täiskasvanute hotelli, nad teise hotelli küll ei läheks nagu isegi sööma. Ekskursioonide kohta, et siis Hurghadas, et meil on eestikeelne giid, Triin on meil praegu ka koolitusel olemas, et siis sa võiks häält ka anda, kui soovid. Ja Triin võõrustab eestlased koha peal, Eesti lennukid alati on kohal. Et siis ta võib-olla ei sõida kõiki bussidega, aga tema siis läheb kaasa. Samas, et tema teeb siis erinevad ekskursioonid, pikemad ekskursioon temal on Luxori. Et siis tavaliselt ta toimub neljapäevati ja puhapäevati, aga koha peal juba Triin saab rääkida siis täpsemalt. Et ekskursioonid toimuvad siis Eesti siis suurem osa on vene ja inglise keeles. Et täpsemalt infot ekskursioonide kohta see Sharmis on ainult vene ja inglise keelt, seal ei ole eestikeelse giidi. Täpsemalt, kus on leida siis nagu ekskursioonide nimekiri, et nagu alati meie üleval riba olemas, et kataloog ja kataloogide all valite riik, Egiptus või muu riik ja siis valite ekskursioon ja siis seal te leiate täpsemalt juba nii hinnakirja kui siis nagu hotelli kirjeldus. Aga hinnad võivad muutuda ja siis kõige täpsemalt hinda ja eripakkumised ekskursioonide kohta, et leiate siis nagu turist leiab siis koha peal kohtumisel giidiga. Kuid teie kliendid ei taha giidiga nagu kohtuda, et siis palun informeerige sellest, et bussis olemas transfermeeni, kes kaasa läheb, et siis vähemalt, et siis nemad näiteks ei tule nagu kohtumisele. Aga kohtumine on suurem osa vajalik selleks, et siis teil on olemas giidi kontakt, kes hotellis töötab ja samuti, et giidil on ka olemas teie turisti kontakt.
kui hädaolukorras või vahest ei tea kunagi, mis võiks juhtuda, aga vaja teil lihtsalt küsida, te ei pea nagu otsima läbi mingi klienditeeninduse ja nii edasi, et siis, et aga saate alati pöörduda siis nagu kohe selle konkreetse giidile, kes selles piirkonnas nagu töötab. Et see on ka selline asi. Mis ma veel tahtsin rääkida, et kui teil on küsimusi selle Egiptuse kohta, te võite kirjutada chati, et siis tegelikult ma unustasin seda öelda eelnevalt, et siis küsimused alati võiks nagu rääkida samamoodi suuliselt, aga ma arvan, chat on kõige parem, et kuna meid on praegu palju. Ja siis on küsimus, siis on, kas mobiilide regamise kohta Egiptuse jõudes on info, kas see lisatakse ka infolehtedele. Et seda info me lisame kindlasti ka juurde, et palun pöörama tähelepanu, et infolehe üleval on alati kuupäev, kui midagi on muutunud, et me sellest ei informeeri, mis konkreetselt muutunud, aga kui info muutunud, me alati seda märkime sinna ülesse. Ja praegu on küll seda info mobiilide kohta. Kui turist saabub samal aastal erinevatel aedel, näiteks jaanuaris ta oli või veebruaris, ütleme talveperioodil ja siis sõidab nüüd järgmine kord oktoobris, et nüüd on seal midagi seotud SIM-kaardiga. Ehk on siis, kui ta ükskord juba samal aastal nagu oli ja SIM-kaart kasutasid oma telefonis, et järgmine kord, et seda teha ei saa. Tegelikult ta saab, aga ta peab maksma mingi tasu, mis on 38% telefoni summast. Et täpsemalt infot ma ka ei valda, selline ainult üleüldine, aga kui inimene on olnud 2 korda 90 päeva jooksul, siis on sellega probleemid ei pea olema. Näiteks kui ta on 2 kuud järjest nagu või üle kuu sõitis sinna puhkama, et ta saab seda kasutada, siis nagu ei ole midagi. Aga seda info uurime ära, kuna see on täitsa uus tutik info, et ja anname sellest teada, ka kindlasti postitame info aknasse, kuna see on hästi oluline infot ja siis lisame seda infolehele. Tiima, ma natuke. Tere, Triin. Et Triin on meie eestikeelne giid Hurghadast, ta räägib ka natukene endast. Selle uue mobiiliseadusega on niimoodi, et kes tulevad 9.8. ei ole probleeme, et registreerima ei pea. Turistid, kes soovivad kasutada siis kohalikku Egiptuse SIM-kaarti rohkem kui 3 kuud, siis neil tuleb registreerida oma telefon siis lennujaamas. Seda saab registreerida ainult lennujaamas või kusagil mujal. Peale kohvrite kätte saamist on lennujaamas siis spetsiaalne punkt, spetsiaalne lauakene, kus seda saab siis teha. Aga siis ainult turistid, kes soovivad jääda kauemaks kui 3 kuud. Kes soovivad olla 1 nädal, 2 nädalat, 3 nädalat, siis nemad registreerima ei pea. Selge, aga siis seda kirja, seda infot me peame siis panna siis nagu infolehele, et täpsemalt. Ja ekskursioonidest siis nii palju, et et kõigile võib siis öelda, et eesti keeles on kindlasti olemas eestikeelne linnaekskursioon, mis on ka siis tasuta ekskursioon kõikidele testuuri klientidele ja ekskursioone saab broneerida siis infotundides. Infotunnid on kas kohalike Egiptuse hotelligiididega või siis minuga olenevalt hotellist ja eesti keeles on ka kindlasti olemas siis ajalooreis Luxor. Ja ajalooreiside puhul siis hinna sees on kohe olemas kõikide templite piletid, hinna sees on olemas ka lõuna, ehk siis midagi juurde maksma ei pea, et siin koha peal on ka erinevaid ekskursioonide müüjaid, kus siis tuleb koha peal tasuda erinevaid lisamakse, aga meil siis on kõik kohe pileti hinna sees ja garanteeritud on kvaliteet ja muretsema ei pea.
Väga hea, et sa mainisid seda ekskursioonide kohta ja muu müüjate kohta, et siis tegelikult on hästi palju kliendi poolt, et tulevad kaebused, et nemad ei võtnud nagu turoperaatorite ekskursiooni pakkumised, kuna see on hästi kallis, sulgudes, et võin niimoodi öelda, et siis ja siis nad ostnud kuskil mujalt ja mujalt oli niimoodi, et nad pidi veel maksma ja midagi on juhtunud ja siis nagu lõpuks, et meie peame siis aitama kaasa, et siis nagu seda probleemi nagu lahendada. Ja siis selle tõttu, et siis et nagu kliendid jah, et nad esmane hind ta võiks olla küll soodsam, aga pärast lisatakse juurde ja lõpuks, et pluss-miinus sama hind, et nagu siis ei tea, et kui noh, arusaadav, et inimene no, ostab alguses emotsioon ja siis pärast ta juba siis nagu arvestab, palju see kokku raha nagu läks ja meil on nagu Triin rääkis, et siis nagu kõik on nagu hinnas, et midagi juurde ei pea maksma. Nii, kas rohkem küsimusi ei ole? Ja siis igaks juhuks veel mainin, et meil on veel lisa talvised sihtkohad ka olemas, et me lendame siis Air Baltica regulaarlennukiga 2 korda nädalas Tenerifele. Siis on, meil on siis Türgi talvepühad ehk on nii jõulud kui siis aastavahetus, et saate pakkuda siis oma klientidele siis nagu neid variantid, et on siis ettemaks on nagu tavaline 10% ja siis ülejäänud on 21 päeva enne, et Sun Expressiga blokiga lendame. Siis meil on Katar eelmisel aastal, see aasta alguses meil oli siis esimene ekskursioonireis Katari ja nüüd on lisatud süsteemi veel 2 väljasõitu, et üks on jõuludeks, et 8 ööd siis koha peal, et Turkish Airlinesiga läbi Istanbuli kaudu siis lendame ja teine on siis 4. jaanuar, ehk on natukene soodsam, et lendame siis nagu ka samamoodi Turkish Airlinesiga. Hinnas on siis reisisaatja, mis on kaasa grupiga läheb Eestis ja siis on 2 ekskursiooni reisi. Üks on linna ekskursiooni, kus antakse üldine informatsioon ja lisaks külastame siis Rahvusmuuseum, mis on ka hinnas. Orienteerivalt pikkus 8 tundi, et me terve päev põhimõtteliselt saame vaadata. Lisaks sellele siis anname tudulisti, mida vaja külastada kindlasti, mida süüa, mida vaadata veel lisaks iseseisvalt. Ja teine ekskursioon, meil on pool päeva ekskursioon, ehk on siis sõidame safarile, et teine pool päeva, et siis peale lõunat kohe ja siis, et kõik hotellid meil on siis nagu hommikuõhtesöögiga. Hetkel süsteemis on ainult kahesed toad, et 2 inimese jaoks. Kui teil on teised või no, päringud, ütleme single toad või siis on nagu 2+1 või 3 inimest, et palun saatke siis oma haldurile soovi, et me saame siis ümber arvestada, et ja siis nagu teha teile eripakkumine. Samuti meil on Madeira reisipakett 3 väljalennuks, et siis järgmiseks aastaks 26 on koolivaheajal, et 15 veebruar, 22 veebruar ja 1. märts. Ülejäänud aeg me lendame sinna regulaarlennukiga, et siis ehk on siis novembrist kuni märtsi lõpuni. Ja lisaks ka kindlasti regulaarlennudega, et meil on täitsa Exotica, Dubai on lotiga väga head hinnad, et siis Balit, Kuuba, Turkish Airlinesiga, Maldiivid, Turkish Airlinesiga, Maldiivid üks parimatest hindadest üldse. Mauritius, Sri Lanka ja Tai. Ja põhimõtteliselt kõik, mis me pakume, ärge kartke tellida eriti regulaarlennukiga. See on hästi mugav klientidele see sobib, kuna nad on ise harjunud juba ka lennata, aga lihtsalt siin nad saavad kohe ühes kohast võtta. Ja kõik vastuvõtumaad, kuhu me saadame oma turiste, et igal pool on
teesturi esindus või partner, ehk on siis see ei ole mingi võrrad, mingi hotellid, kus ei ole mingi abi ja nii edasi. Ja kõikidel sihtkohtadel on tehtud infolehe, kus on kontaktandmed kirjeldusega ja nii edasi. Kui mõned ei ole veel, et jooksvalt teeme ära. Ja siis on igaks juhuks mainin ka, et lepinguga ja vautšeriga on kindlasti andke kaasa infolehe. Infolehes see on lahutamatu osa lepingule, ehk on siis kliendid saavad seal kõik vastused ja teie kaitsete ennast, et teie ei andnud infot millegi kohta, aga kliendid ka peavad natukene uurima ja siis teada. Aga tulen siis esimese slaidi veel lisada, ehk on Egiptus võrdlus Testur pluss Air Baltic, uued lennukid 3,5 aastat, lemmik lennufirma Eestis, kõige tõhusam keskkonnasõbralikum lennukid, mugavad istmed 2+1, mugavad lennuajad, et päevased, ei pea nagu ärkama öösel, inimesed normaalses tujus, väga maitsev toit. Hurgadas on eestikeelne giid, erinevad ekskursioonid ja muud ja väga head hinnad isegi. Aga minu poolt on praegu kõik, kui rohkem teil küsimusi ei ole, siis me võime lõpetada. Kui küsimused, palun kirjutage siis chati, saame vastata. Ja igaks juhuks mainin veel, meil on vabanenud üks koht on Sharm el Sheikhi agendireisile, mis toimub 25.11 kuni 2. detsember. Et kui kellelgi soovi, et võite kirjutada dmitri@testur.ee. Samuti on pakkuda üks koht ka Hurghadasse agendireisile. See on siis 8. kuni 15. november. Aga tean kindlasti, teie jaoks on november on hästi tihe, kuna kõik operaatorid mõtlesid välja, et siis teeme november täis reisi, täis üritusi ja kõik. Te peate otsustama, et mis teie jaoks on hetkeseisuga on oluline, aga soovime teile head müüki, head kliente ja meil on praegu veel käimas kampaania, et siis kõrgendatud komisjoni vahe on 10 kuni 13%. Komisjon arvestatakse ümber iga päev öösel, ehk on siis, kui te sisestate täna 20 broneeringut, et saate kohe nagu normaalse komisjonid ka. Nii. Ja soovin teile siis head müüki ja siis mainin veel 7. kuupäeval meil on siis seminar hommikusöök, mis toimub Tallinkis Spa hotellis. Palun registreerige, eile saatsime lisainfo ka, et ühes firmas võib olla mitu agentit ka. Aga suurimad tänud, et oli tore, et te olete meiega koos. Ma loodan, et saite palju infot ja siis oleme ühendusel. Aitäh!